Minu jutt tuleb nüüd sellega võrreldes niisugune täielik udujutt, sest ma tahan tõesti rääkida pigem probleemist või küsimusest ja sellest keelest, mida meil ei ole mitte kuskilt võtta, mida me ei saa analüüsida, me ei saa seda keelt vaadata kuskil. Ja panin siis niisuguse pealkirja, et eesti kirjakeelest enne kirjalikku eesti keelt. Et küsimus ongi õieti siis kõigepealt sissejuhatavalt selles, et mis asi see kirjakeel on eesti keeles. Me kasutame terminit kirjakeel, nagu 90% meie kõrgkultuurist, see mõiste on saksa keelest võetud, saksa kultuurist, see on Schriftsprache. Ja see sobib selle reformatsiooni ajaga, sest tegelikult tõesti kirjakeel kui selline, selle tekke on seotud kirjaliku tekstiga ja nagu siin juba mainiti, raamatu trükkimisega ja sellega, et mingi üks keelekuju sai väga kiiresti hakata trükitud raamatute kaudu levima. Ja inimesed said harjuda mingisuguse ühe kindla keelekujuga. Nagu Jüri Kivimäe juba tsiteeris Vanrat Kooli katekismusest on, vahemärkusena ütlen, ma väga vabandan, mina ütlen Vanrat Kool, sest ajaloolased, ma tean, ütlevad kõll või köll, aga põhimõtteliselt see OE alamsaksa keeles, alamsaksa kirjapildid, sel ajal saksa keele kirjapilt varieerus ka tohutult ja aga alamsaksa kirjapildist väga sageli E märkis eelmise vokaali pikendust. Nii et selle järgi see OE olekski täiesti korrektne pika O märkimisviis. Ma olen harjunud kool ütlema. Jüri Kivimäe mainis, et tsiteeris ja näitas seda Vanrat Kooli katekismuse lauset, kus ta ütleb, et Eestis räägitakse erinevalt räägitakse erinevates paikades, mis näitab, et jah, murdekeel oli sel ajal erinev. Aga kirjakeele all siis mõeldaksegi ühelt poolt jah, seda kirjutatud keelt, aga teiseks siis ka seda murrete ülest ühtlustatud keelekuju, mis tekib sellisel juhul, kui mingi üks, ma ei tea, kuidas seda nimetada, seltskond, mingi üks inimrühm hakkab oma juttu teistele selgitama ja kasutab mingit ühte keelekuju selle jaoks. Ja kui ta on edukas selle oma sõnumi edasiandmisel, siis ta kehtestab selle ühtse keelekuju. Nii et kirjakeele loomisel ja rakendamisel võib öelda, on nagu kaks sihti või kaks eesmärki või kaks niisugust ajendit. Üks on ideoloogiline, kellelgi peab olema midagi öelda, mida ta tahab teistele selgeks teha. Peab mingi idee olema. Ja teine on paralleelne, sageli sellega paralleelne, sageli need käivad käsi käes, on siis võimu kehtestamine, et mingi seltskond tahab teised panna endale kuuletuma. Kirjakeele loojad enamasti niisuguses tavalises situatsioonis või ütleme suuremate rahvaste juures on siis omakeelne eliit, mingisugune seltskond, kes tekib ja hakkab lihtsalt oma keelepruuki teistele peale suruma nii-öelda. No näiteks prantsuse kirjakeele puhul väga selgelt see Pariisi ümbruse keel, ma ei mäleta täpselt neid protsente, kui palju arvatakse, et üldse sellest aru said sel ajal, kui nad hakkasid seda teistele peale suruma, aga lihtsalt neil oli see võimalus seda teha. Teine võimalus on siis see, et seda kirjakeelt hakkab levitama, arendama mingi võõrkeelne eliit. Sellisel juhul nimetatakse seda sageli või kasutatakse seda terminit koloniaalkeel.
Kuna igal juhul see tähendab, et üks mingi seltskond surub teistele oma mõtteviisi peale, siis ega tegelikult keelelises mõttes see vahe ei pruugigi nii väga suur olla. Praegu näiteks meil lõunaeestlased leiavad, et põhjaeestlased on neid ka ära koloniseerinud ja et see nende mõtteviis ja nende mõttemaailm on lihtsalt selle põhjaeestlase keelepruugiga nii-öelda üle küntud ja alla surutud. Ja samamoodi Lõuna-Prantsusmaal provensaali keele, kuna rääkijad, ega nemad ei ole ka nagu nõus selle prantsuse kirjakeelega. Nii et see vahe ei ole nii mustvalge, et nüüd kas tulevad ja võõrad koloniseerivad või oma mingisugune seltskond, igal juhul keegi surub teistele oma mõtteviisi peale. Nüüd eesti kirjakeele kohta siis niisugune, selle raamatukeele kohta, mida me tunneme ja mille edasiarendust me tänapäeval räägime. Niisugused raamatutõed on siis see, et eesti kirjakeel loodi 16. kuni 18. sajandil sellel ajavahemikul vaimuliku erialakeelena. Selle loojateks olid saksa emakeelega vaimulikud ja paratamatult see keel siis, mis tekkis, oli tugevate saksa mõjudega. Vähemasti see keel, mida me sealt raamatutest loeme. Nagu siin oli ka juttu, et 16. sajandil arvatavasti osales ka üksikuid etnilisi eestlasi. Seesama Johann Kool, kellest on vähemalt teada, või ütleme nii, ei ole teada, et ta oleks sakslane. Ja Hans Susi, kellest on enam-vähem kindel, et ta oli eestlane. Aga nendelt selle Hans Susilt mingit otseselt teksti alles ei ole, mida saaks öelda, et see on tema tõlgitud. Nii et nii palju, nagu meil seda kooli katekismust on, nii palju seda võib-olla, et eestlase tõlgitud teksti on. Ega see nüüd kas, ütleme, miks on oluline, et kas eestlane või mitte eestlane. Ega selle, nagu me kõik teame, niisugust rahvuslikku vastandust nii selgelt sel ajal ju ei olnud, see vastandus oli või kihistus oli sotsiaalsel tasandil. Aga kui nüüd keelest rääkida ja kirjakeelest, siis on päris selge, et siin on see mitte inimese etniline päritolu selles mõttes, et kust tema geenid tulevad, vaid selles mõttes tema emakeel, esimene keel, see keel, mille keskel ta on üles kasvanud. See on väga oluline, sest me kõik teame tänapäeval ka isegi väga vastandlikud keeleõppe teooriad, kõik tunnistavad seda ikkagi, et keele omandamine lapse eas käib hoopis teistmoodi ja teiste mehhanismidega ja palju kõrgemalt kui hiljem, kui täiskasvanuna. Nii et siin on päris kindlasti see vahe väga oluline, kuidas inimene selle keele on endale kätte saanud, kuidas ta on selle ära õppinud. Ja eesti kirjakeele, selle raamatukeele kõige olulisem tekkeaeg oli siis 17. sajand. Nagu Jüri Kivimäe ka ütles, et 16. sajandil peale nende kahe nime on teada veel raamatuid, mis välja anti eesti keeles, aga me ei saa nende keelt analüüsida ja vaadata, sest neid ei ole säilinud. Aga palju on siis säilinud 17. sajandist teksti ja seda me saame tõesti vaadata ja analüüsida ja me teame ka neid autoreid või vähemalt kirjapanijaid, neid raamatute koostajaid ja need olid absoluutselt kõik sakslased või üksikud ka rootslased. Ja sajandi esimese poole, 17. sajandi esimese poole need teosed, kui neid vaadata ja seda eesti keelt, mis sealt vastu vaatab,
analüüsida, siis see on ikka tõesti niisugune hästi saksapärane eesti keel, kohati väga raske ikkagi aru saada. Kõige tuntumad tekstid siis 17. sajandist, mida saab analüüsida ja mille põhjal juba, ütleme see Kullamaa käsikiri ja Simon Vanrati ja Johann Kooli katekismus, need on tegelikult nii napid, et nende põhjal, nad on põnevad ja toredad ja näitavad, et tõesti eesti keel on seal kirjas, aga ega mingit keelelist analüüsi teha ei saanud. Nii pärast paari sõnaga ma räägin neist kummastki. Aga 17. sajandist siis kõige olulisemad need tekstid, mis meil alles on Georg Mülleri jutlused, Joachim Rossiniuse kiriku käsiraamatud ja Heinrich Stahli kiriku käsiraamatud ja jutlused. Ja seda teksti on juba korraga hästi palju. Äkki ta tekib, 16. sajandist praktiliselt midagi säilinud ei ole ja siis on tohutu tekstimassiiv ja see on suhteliselt ühesugune kõik. Selles mõttes, et ta on suhteliselt niisugune nürilt, mehaaniliselt on see saksa tekst nagu tõlgitud eesti keelde. Ja paratamatult nüüd, kui me vaatame seda 17. sajandi eesti keelt, mis seal on, ja mõtleme, et selleks ajaks tegelikult ju ristiusku tunti siin koha peal, sellest midagi teati, ikkagi juba väga ammu, sajandeid juba. Et kas siis enne ei tekkinud mingit natukene paremat keelt, natukene eestipärasemat keelt, pidi ju juba varem nendel teemadel, inimesed lihtsalt pidid arutama oma vahel kas või nii-öelda naised saunas pidid rääkima nendel teemadel või mehed, ma ei tea, kus kõrtsis. Aga kas on võimalik ja kuidas oleks nüüd võimalik nende 17. sajandi selle 17. sajandi raamatute keele põhjal otsustada või midagigi arvata varasema keele kohta. Meil ei ole ju mitte midagi, ainult me teame, et olid eesti murded ja midagi räägiti, aga meil ei ole selle kohta ju mitte midagi säilinud. Siin on nüüd pilt uuesti sellest Kullamaa käsikirjast, millest Jüri Kivimäe ka näitas seda pilti. Lihtsalt kommentaariks siia juurde, et see on tõesti nii vigane tekst, et selle põhjal nagu ei tohikski mingit järeldust teha, sest et seda päris kindlasti, selle on kindlasti pannud üles inimene, kes ei osanud eesti keelt, see on pandud kuuldeliselt üles. Näiteks siin meie isa palve teises reas kohe, see on üleval, on tulgut, asemel on kirja pandud kulgut, K-tähega, mis ei tähenda mitte midagi. Ja ilmselgelt seal on kirja pannud inimene, kes palus, et talle see eesti keeles öeldakse ja siis ta on kirja pannud nii, nagu ta hetkel kuulis, ilma et oleks mitte midagi aru saanud. Niisugust elementaarset viga ei saa teha halva keeleoskusega inimene. Selle saab teha ainult inimene, kes üldse midagi ei oska teha. Ja see on selles mõttes, üldse seda keelt ei oska. Ja see on selles mõttes tüüpiline just niisugusele suulise suhtluse ajale, et see ei tähenda seda, et niisugust keelt räägiti ja et need preestrid, kes katoliku ajal siin olid ja ristiusu õpetust kuulutasid, et nad tõesti rääkisid niisugust keelt. Vastupidi, need, kes rääkisid, need ei pannud kirja. Need, kes oskasid eesti keelt, need ei pannud, neil ei olnud vaja kirja panna, sest et neil olid need peas. Kirja panid need, kes ei osanud keelt ja see on üks niisugune. Nüüd selle Vanradi ja Kooli kohta ja selle kohta lihtsalt nii palju, et kui me nüüd jõuame järgmise või selle 17. sajandi juurde, see on nüüd 16. sajand ja algus, aga kui te
tähele panete, siis ma ei mäleta, kas Jüri Kivimäe seda mainis, et see on ju tegelikult kakskeelne raamat. Siin vasakul pool on alamsaksakeelne tekst ja paremal pool on eestikeelne. Ja et kellele see lugemiseks oli, see ei olnudki loomulikult selle eesti keeles lugemiseks. See oli lugemiseks ja kasutamiseks saksa keele oskajatele. Ja see saksakeelne tekst oli selleks siin, et nad leiaksid õige koha üles, et nad teaksid, kus midagi on. Ja täpselt niisugune saksakeelne kakskeelne kirjandus on ka see 17. sajandi alguse kirjandus. No siin on siis Heinrich Stahli Perikoobi raamat. Selle algus siin vasakul on eessõna lõpp, see on kõik raamatu tiitelleht, nagu te sealt näituselt näete, raamatute tiitellehed olid sel ajal saksakeelsed, eessõna oli saksakeelne ja kõrval paremal lehel siin on ka kahes veerus, vasakul on saksakeelne tekst, paremal on see sama tekst eesti keeles. Ja nii et tegelikult need esimesed 17. sajandi esimese poole raamatud mingis mõttes võib öelda natukene liialdades, ikka mitte üldse liialdades, võib täiesti öelda, et need kuuluvad tegelikult saksa kultuuriruumi ja saksa kirjakultuuri ajalukku. See on saksakeelne raamat, kus on natukene eestikeelset teksti. Ja see on mõeldud, Heinrich Stahl oma käsiraamatu eessõnas, ta ütlebki, kellele see raamat on mõeldud, kellele tema raamat on mõeldud. Ja ta seal mainibki esimesena, ma ei mäleta nüüd, kahjuks seda kohta praegu mul ei ole välja kirjutatud, aga ta vist viis kategooriat seal loeb üles. Esimesed on igatahes võõrsilt tulnud kirikuõpetajad, kes üldse eesti keelt ei oska. Need saavad seda kasutada, saavad sealt vaadata, kus on see perikoop on, eks ole, see lõik Uuest Testamendist, mis võetakse jutluse aluseks ja need olid nagu kindlaks määratud läbi aasta pühapäeviti ja kirikupühadel, missugusel päeval mingisugune lõik tuleb võtta, nii et need olid nagu kindlad lõigud ja nende tõlkimine oli algusest peale pakiline ülesanne, et need tuli kiiresti ära tõlkida selleks, et eesti keeles saaks üldse jumalateenistust pidada. Ja niisuguse kakskeelse järgi siis võõrsilt tulnud ta leidis õige koha üles ja sai siit lugeda maha, kuidas peab. Ja loomulikult, kui niisuguse loogikaga sellele eesti keelele läheneda, siis mida sarnasem see eesti tekst saksa tekstile on, seda kergem sellel keelt mitte oskaval õpetajal on seda kasutada. Ta saab tegelikult lauselt jälgida, et kus ta nüüd oma jutuga on ja kõrvalt vaadata, et mis see tegelikult tähendab, mis tema eesti keeles siit maha loeb. Nii et see oli täiesti selgelt neile mõeldi, et teisena ta ütleb, on see mõeldud neile, kes võib-olla veel natuke halvasti eesti keelt oskab. Kolmandana oli see mõeldud vist majahärradele selleks, et nad saaksid oma teenijatele siit eesti keeles. Ja alles, ma ei mäleta, kas üks kategooria oli veel, igatahes viimasena olid, et üksikud, võib-olla ka üksikud eestlased, kes siis, kui parasjagu õpetajat ei ole, kes saaksid siit siis ette lugeda teistele. Aga ühesõnaga, et see tegelikult oli mõeldud tõesti otseselt sakslastele. Ja praktiliselt kogu see Stahli kirjavara ongi niisugune, eriti silmapaistvalt selle loogikaga on tõlgitud paar katkendid, mis Stahli kiriku käsiraamatus on otse piibli tõlge. Noeet 1 ja Saaja raamatu üks peatükk on, mille arvatavasti Stahl on tõesti ise tõlkinud, sest üldiselt tema raamatu kohta ikkagi arvatakse, et need eestikeelsed tekstid on need kokku korjanud, et need on ringelnud eestikeelsed mingisugused käsikirjad juba 16. sajandist peale ja neid on olnud erinevaid versioone ja neid on kopeeritud, ümber kirjutatud ja
ta on neid natukene võib-olla ühtlustanud ja siis kokku pannud, aga selle Jesaja raamatu peatükid on kindlasti ise tõlkinud, selle kohta ta kirjutabki, et kuna raamatu köite lõpus jäi natuke ruumi üle, siis ma panen siia selle Jesaja raamatu peatüki tõlke, nii et selle ta on ilmselt ise tõlkinud ja see on täiesti sõna-sõnalt niimoodi saksa keelest ümber pandud. Aga tänu sellele, et see 17. sajandi keel on nüüd niisugune, praegu vaatame ja võiks öelda lausa, et koomiliselt saksapärane ja sellest ausalt öeldes paiguti ei saa ilma saksa originaalita lihtsalt aru üldse, mida seal on mõeldud ja tahetud öelda. Aga paradoksaalsel viisil tänu sellele ongi selle põhjal võimalik üht-teist otsustada selle kohta, kas oli olemas ja missugune võis olla see eesti keel, mis oli enne seda tõlget olemas. Ja selle keele jaoks siis ongi välja mõeldud niisugune või välja pakutud korra see sõna libakirjakeel, selles mõttes, et see oli tõesti suulise suhtluse keel. See oli keel, mis tekkis suulise suhtluse käigus. Ja kui me nüüd seda 17. sajandi keelt vaatame, mis seal Stahli ja Rossiniuse raamatutest vastu vaatab, siis tõesti, nagu ma ütlesin, üldiselt see on täpselt sealt saksakeelsest vasakust veerust, saksakeelsest veerust tuletatav, aga seal on mõningaid üksikuid fraase või sõnu, mis mitte kuidagi sellest saksa keelest tulla ei saa. Nad peavad kuskilt mujalt tulema. Aga miks nad seal siis on? Kui nad on kokku pandud nii, et kõrval on see Luteri saksa tõlge ja selle kõrval on eesti tõlge, kust äkki on võetud niisugused fraasid, mis ei sobi selle saksakeelse tekstiga kokku. Seda ei saanud need sakslased ise koha peal 17. sajandil mitte kuidagi välja mõelda. Nad pidid selle kuskilt mujalt võtma, kusjuures ütleme selle loogika on siis see või oletuse loogika, selle libakirjakeele idee püstitamise loogika on see, et need väljendid pidid olema juba nii juurdunud, et neid ei saanud enam välja vahetada. Neid ei saanud välja vahetada ja nendes üldse ei kaheldud, need olid juba tegelikult, mis nagu viitab sellele, et ikkagi see eestikeelne vaimulik keel pidi juba olema küllaltki kinnistunud mingis ulatuses. Muidugi väga kitsas niisuguses ainult põhiliste tekstide ulatuses. Ja sealt nendest säilinud kirjalikest keelemälestistest siis võib leida üksikuid termineid, siis üksikute niisuguste vormeltekstide lühikesi fraase ja ka üksikuid psalmitõlgete fraase, mille puhul võiks siis seda oletust rakendada või neid seletada sellega. Ja nüüd ma natukene iga ühe kohta toon siis ühe näite terminite, nende formelfraaside ja psalmitõlgete kohta. Kõige veenvam näide on muidugi sõna ristima. Siin on pilt, see pilt on nüüd 19. sajandi keskelt. Kuidas siis kujutati ette, aga see on Henriku Liivimaa kroonika viimases peatükis on see jutt, kuidas saarlased ristitakse, Valjala saarlased ristitakse ja see on nagu kogu selle kroonika niisugune, ütleme, ongi niisugune sisuline kokkuvõte selles mõttes, et saarlased on olnud need vastupanijad ja siis see lause on, kuidas nüüd sellest vastupanijast on saanud ristiusu pooldaja ja kuidas nad ise lasid ennast siis ristida. Selles mõttes see vastab täiesti see kujutis Liivimaa kroonikale, et seal on tõesti öeldud, et vaadi sisse neid kasteti vette. Saksa keeles selleks on sõna eks ole, taufen.
kroonika on ladinakeelne, seal on see ladina sõna baptizo, mis tähendab pesema, kastma, see on kreeka keelest, eks ole, ja see tähendabki veeprotseduuri läbiviimist, ta algselt on tähendanud, missugust veeprotseduuri selle üle saab arutada, aga üldiselt see on väga selgelt, ta tähendab seda puhastavat veeprotseduuri läbi viima kuidagi, kas mingit pühitsetud vett peale pritsima või siis vette kastma. No siit võib välja lugeda ja sellest Henriku kroonikast ka, et 13. sajandil neid kasteti vette päris selgelt. Ja saksa keeles jah, see on taufen. Soome keeles ka kasta tähendab, eks ole, kastma üheselt. Aga eesti keeles on ristima, mis juba Oskar Loorits selle sõna päritolule juhtis tähelepanu, et see nagu ilmselgelt näitab, et see sõna vähemalt on tulnud kirikuslaavi keelest eesti keelde juba enne sakslaste tulekut ja ta pidi olema nii kinnistunud, et sakslastel ei jäänud midagi muud üle, kui see kasutusele võtta. Ta esineb juba ka ristma tähenduses ristimine, esineb juba seal Vanrat Kooli katekismuses ka. Eesti keeles nüüd need on koguni 3 sõna, või ütleme 3 täiesti erinevat mõistet on selle ühe tüve peale kokku sulanud, nagu on ristimärk, krest vene keeles, saksa keeles kreuz, siis kristjaniseerima, näiteks sõnas risti inimene, seal see tähendab tegelikult selles mõttes, et kristlik inimene, Kristuse inimene, mis on saksa keeles ka, eks ole, hoopis kristjaniseeren, ja siis see vette kastma, mis saksa keeles on hoopis kauge. Nii et võib arvata, et sakslasele see tegelikult sellest Eesti mõistete süsteemist arusaamine käis ikka tõsiselt üle jõu ja ta ei oleks saanud mitte kuidagi seda ise välja mõelda niimoodi, see lihtsalt. Ja selle kohta võib ka sellest 17. sajandi tekstidest siis näiteid leida, et oli veel neid sakslasi, kellele see tegelikult valmistas peavalu, või ütleme, Johannes Kutslavile ei valmistanud miskit peavalu, tema oli niisugune uljas keelelooja, ta oli 17. sajandi Johannes Aavik, palju julgem veel. Aga tema leiutis, et kahjuks ei läinud kasutusele, aga tema tõlkis Uue Testamendi ja ta kasutas kasta, ainult seda sõna Johannesse kastaja on tal läbivalt seal sees ja ta otsustas, ehkki oma sõnastikust ta alguses ta teadis seda sõna ristima küll, sest oma sõnastikust on pannud, natukene varasemast sõnastikust on pannud ikkagi taufen vastaks ristima, aga ta leidis, et targem oleks see ära muuta. Tema tõlge ei ilmunud, jäi käsikirja ja kuskil mujal ei ole teada, et seda tema vastet Eesti tekstides oleks kasutatud ja väga kahtlane, kas 17. sajandil ikkagi niisugune muudatus oleks veel läbi läinud, sest et see oli nii keskne termin. Et arvatavasti see oli selleks ajaks eesti keeles ikkagi nii kindlalt juba juurdunud. Aga tegelikult 17. sajandil seda ikka aeti 17. sajandi lõpuni Eestimaa konsistooriumi väljaannetes kasutati sõna ristima ka risti lööma tähenduses. Ja selle üle siis ironiseeris eriti sapiselt Adrian Virginius oma 1694. aasta eessõnas, mis nüüd õnneks on ka päevavalgele tulnud ja üles leitud, see eessõna nimelt lasti kõrvaldada ja tükk aega see oligi päriselt kadunud. Aga Aivar Põldvee avastas, et see on ikkagi tegelikult raamatukogudest üles leitud ja nüüd selles Eesti keelemõtte raamatus me saime sellega avaldada.
Ja seal ta ironiseerib selle tõlke üle just ja ütleb nii, et kui nüüd otse kannatuste loo alguses seisab, see inimese poeg saab üle antud saama, et tema ristitud saab. Ja see on tõesti kannatuse loo alguses, ongi veel 17. sajandi lõpul, tema räägib 1673 ilmunud raamatust, aga veel 1693 ikka korratakse seda sama raamatut. Et jah, ta ironiseerib siin mõlema sõna üle see, et inimese poeg saab üle antud saama ja ütleb, et üleannetu tähendab eesti keeles vallatu. Aga siin on mõeldud, reedetakse tegelikult, no see on jälle niimoodi tükilt saksa keel lihtsalt ümber pandud eesti keelde. Ja et kuidas siis nüüd veel Jeesust hakatakse ristima, et mis, ja nagu ta ütleb siis, et siis mõeldagu, mida peab lihtsameelne eestlane endale siin ette kujutama. Ja see Eestimaa konsistooriumi esindajad lasid selle eessõna sealt raamatust välja võtta ja tõenäoliselt see oligi peamine põhjus, sest et see on lihtsalt nii piinlik tõlkeviga, kui nende tähelepanu sellele juhiti, ilmselt nad said aru, kui piinlik tõlkeviga see on. Seda ei olnud nagu mitte millegagi välja vabandada, et nad niimoodi olid tõlkinud. Aga jah, selle ristimisega ühesõnaga nii on. Kõik need muud näited nüüd, mis selle kohta leida annab, need on võib-olla natukene otsitud ja need on nagu rohkem niisugused usu küsimus, et kui tahta uskuda, et need näitavad midagi ja tõestavad midagi, siis nad tõestavad, aga jah, neid on võib-olla natukene raskem seletada. Teise käsu sõnastus tänapäeval praegu on, ma vaatasin, eile veel kontrollisin järele, praegu ka Wikipeedia vähemalt andis. Ma ei tea, kas on ka muid variante praegu ametlikke. Sina ei pea mitte issand oma Jumala nime ilma asjata suhu võtma, sest issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab. Vaat see nime asjata suhu võtma, see on kõige varasemates teise käsu üleskirjutustes 16. sajandil, siis vahepeal ta kaob ära ja tuleb uuesti piibli 1739. aasta piibli mustand käsikirjas, teda veel ei ole, seal vahepeal ta oli täiesti ära kadunud, aga siis Toor Helle parandab ta uuesti sisse, ilmselt kuuldes kuskilt, et see on ilus eestipärane ütlemisviis. Ja see ilmselt ongi ilus eestipärane ütlemisviis, sest vähemasti ei ole õnnestunud leida ühtegi saksa ega ladina varianti, mis nagu sõna-sõnalt niisuguse tulemuse annaks. Et arvata võib, et see oli just nimelt siis suulise tõlke käigus saab tekkida. Suuline tõlge on palju sujuvam, see ei jälgi sõna-sõnalt iialgi ju kirjalikku teksti, vaid see jälgib mõtet, seda, mida tahetakse öelda ja ütleb seda siis selle sihtkeele võimalikult tõlkija meelest võimalikult niisuguses mõnusas sõnastuses. Et vähemalt kui tahta uskuda, siis võiks öelda, et see ka tõestab tõesti, et see pidi olema tekkinud juba ja täiesti kinnistunud see ütlemisviis teise käsu kohta juba suulise tõlke ajal. Ja lõpetuseks siis veel üks näide psalmi tõlgetest. Miks need psalmitõlked nii olulised võib-olla üldse on? Psalmid oli tekstiliik, mida palvete kõrval kõige varem üldiselt hakati tõlkima, mitte tervet psalmi siis ja mitte kui niisugust tervikut, vaid mingeid üksikuid kindlaid fraase, mida kasutati juba katoliku ajal ja need rahvakeeltes. Psalmitõlkeid on juba keskajast Euroopa rahvakeeltesse see on nagu kõige esimene või üks esimesi Uue Testamendi kõrval, ütleme Vanast Testamendist üks esimesi piibli osasid, mida hakati rahvakeeltesse tõlkima ja neid psalmitõlkeid on eri rahvakeeltes olemas ja eriti
varakult ja levinud olid siis need patukahetsuspsalmid. Ja siin on üks näide siis 51. psalmist, mis praeguses tõlkes on eesti keeles puhasta mind patust iisopiga, mis vastab täiesti sellele saksa tõlkele ent sündige mich mit iisopen. Puhasta mind patust, ent sündige on, kuidas see siis on, patust vabastama, patust puhastama. Aga Heinrich Stahli tõlkes 1638 ta esitab 14. psalmi tõlked ka ja seal vasakul reas on tal saksa keeles toodud ilusti ent sündige mich mit iisopen ja selle eesti keelde ta tõlgib siis heida minu peale iisopi. No, mitte kuidagi ei saaks seda saksa fraasi niimoodi tõlkida, eks ole. Et tõenäoliselt see siis pärineb ka sellest ladinakeelsest psalmiversioonist, mis on Asperges me hysopom, mis tähendabki siis, Asperges on, see, mis asi see iisop on, meie suur piibli entsüklopeedia ütleb, et seda päris iisopit üldse Iisraelis ei kasvanudki, et tõenäoliselt see oli mingi muu taim, aga lähedane niisugune kõrge ja majoraan, siin on majoraani pilt selle järgi pandud, aga kas on nüüd just see, mida seal kasutati, ühesõnaga mingi niisugune puitunud varrega rohttaim, millest siis tehtigi niisugused piserdamisvihad ja nendega siis piserdati. See on psalmid, see on siis selle vana Jeruusalemma templi ajast, et see oli niisugune puhastusrituaal. Nii et see tõlge tõenäoliselt, see Stahli raamatus toodud tõlge, see arvatavasti peab ka päris kindlasti ta peab tulema kuskilt mujalt, kui vana ta on, seda kuidagi tõestada ei saa, aga saab uskuda, et see on ka vana ja võib-olla järjepidevalt edasi kandunud siis Eesti traditsioonis. Aga need näited kõik nüüd ja need kaks viimast ütleme ja kõik muud võimalikud, mis veel saaks tuua, need on, nagu ma juba ütlesin, need on niisugune uskumise asi, aga see sõna ristima, see nüüd peaks küll veenma kõik, et eesti keeles ikkagi päris kindlasti juba enne räägiti ristiusust, enne sakslaste tulekut ja et mingisugune niisugune ühiskeel nende mõistete väljendamiseks oli täiesti olemas. Ja kui seda 17. sajandi alguse saksa teksti lugeda, siis ma julgeks küll öelda, et see mingisugune teistsugune traditsioon nagu kumab sellest tekstist läbi. Ja selle kohati täiesti naljaka saksapärase keele keskel äkki on niisuguseid ilusaid väljendeid, mis tulevad ei tea kust. Aitäh! Aitäh, Kristiina! Ja kui nüüd siin on inimesi, kes arvasid, et see jutt on huvitav, tahaks veel teada, siis ma arvan, et Kristiina saab natukene võib-olla tutvustada seda raamatut, mille ta on kokku pannud, kus on vanast kirjakeelest ja sellest keele mõttest igasuguseid põnevaid lugusid, kohati pööraseid naljakaid isegi. No jah, see on nüüd kokku pandud niimoodi, Aivar on ka siin kokku pani ja Kai Tafenau. Ja siia me siis püüdsime otsida kokku kõike seda, mida eesti keele kohta arvasid need 17. sajandi mehed, või ütleme aastast siis 1632 kuni 1732. See tähendab siis Heinrich Stahl on esimene, kes siin tema eessõna ja siis 1732 ilmus Anton Thor-Helle grammatika ja selle eessõna kirjutas küll Eberhard Kutzleff, aga see põhimõtteliselt siis kajastab nagu selleaegset seda mõtet. Mis nemad on kirjutanud ja kuidas nad on arutanud ja mida nad on välja pakkunud, kuidas seda eesti keelt tuleks arendada ja mis sellega tuleks teha.
see on nii pikk aeg, et selle aja jooksul muidugi mõtted neil väga palju muutusid, nii et siin on erinevaid neid seisukohti. Ma julgeks öelda kõige naljakamad, mida tegelikult siin raamatus ei ole, sest siin või ma isegi ei mäleta, kas see Kösekeni sissejuhatus sai siia sisse, aga Heinrich Kösekeni grammatikas on väga ilusti öeldud. Lauseõpetuse peatüki esimene lause on tal niisugune. Eesti keele lause on täpselt samasugune nagu ladina keeles, aga talupojad kahjuks ei tea seda. Ühesõnaga, nad püüdsid, nad nagu puhtalt lähtusid sellest, et kõik, mis erineb saksa ja ladina keelest, et see on kuidagi talupoeglik lohakus, aga et kõik tuleb jutti ajada. Aga see oli 17. sajandi keskel, nad arvasid niimoodi. Ja siis 17. sajandi lõpus, siis tulid juba natukene teised tuuled, hakkasid puhuma ja siis Aivar Põldvee oskab kõige rohkem rääkida Fischerist ja tema meeskonnast, või tema ideedest. Tema siis tuli ja hakkas rääkima siin koha peal levitama seda ideed, et tegelikult keelt tuleb kuulata ikka nende talupoegade suust, kes siin koha peal räägivad, aga mitte. Nagu tal on see ilus lause, kuidas tal on, et kui ma lähen Prantsusmaale, siis ma ei hakka prantsus keele kohta küsima mitte saksa õpetlaselt, kes on, ma ei tea, 30 aastat seal elanud, vaid ma lähen ikka küsin prantslaselt, et mismoodi seda prantsuse keelest öeldakse. Ja siis juba 1732 Thor Helle, siis kui seda piiblit tõlgiti, siis olid juba jälle natukene teistsugused arusaamad. Ja siia on siis üritatud need kõik nagu kokku otsida, suure töö on siin ära teinud Kai Tafenau, kes siis suur osa sellest materjalist on tegelikult käsikirjalised, mingid protokollid ja omavahelised kirjad neil, kus nad siis siin midagi keegi arvab. Ja hästi nalja saab siin aga seda nalja kahjuks on natukene keeruline ümber jutustada, sest nalja saab siin, kui nad üksteise üle siis ironiseerivad. Keegi on teinud mingi lollaka keelevea ja siis teised ilguvad selle üle ja siis oli pahandust väga palju ja väga suuri ja dramaatilisi niisuguseid vaidlusi. Aitäh. Et Kristiina tegi nüüd siin nagu 2 reklaami. See on see, et enamus neist grammatikatest ja keelemõtte juttudest on seal tagumises vitriinis selle riigi reas. Alates siis Staalist kuni Arentsini välja ja Videmann ja kes veel. Ja siis ta reklaamis tegelikult juba ühte sügisest seminari, kui meil tuleb juttu siis Rootsi aja lõpust ja sellest rahvaharidusest. Et selleni on veel aega, aga et ma väga loodan, et teie hulgas on inimesi, kes jäävadki siia käima ja kutsuvad võib-olla mõne sõbragi kaasa. Aga praegu saab veel küsida küsimusi, ma arvan. pastorid ei võtnud seda Luteri õpetust kuulda, et alles siis 17. sajandi teises pooles kuidagi jõudis see mõte, Luteri mõte kohale, et miks ikkagi? Ei, Luteri mõte oli neil kõigil tegelikult teada ja nad kõik kordavad seda Luteri, nad kasutavad Luteri fraasi, isegi Stahl ütleb, et ta ei ole oma raamatutesse pannud mitte midagi, mida ta ei oleks talupoegade suust kuulnud. Nad teadsid, et nii tuleb teha, aga kogu see aeg on ju ikkagi hästi pikk. Luter oli 16. sajandi keskel ja siis piiblitõlge ilmus 2 sajandit hiljem ja lihtsalt üleüldine mõttevool vahepeal muutus nii palju, näiteks see 17. sajandi keskpaik, see oli niisuguse barokse keele kõrgaeg ja siis leitigi, et keel, üldine foon oli nagu see, et leiti, et põnev ja ilus keel on niisugune hästi õpetatud ja hästi vaimukas
ja no eriti see Johannes Kutzlaffi keel vastabki sellele väga, tal on need tema tuletised, mis ta seal välja pakub, need on tõeliselt naljakad ja tõeliselt toredad, kui mõelda, et ta on ise nuputanud, kuidas neid kõiki öelda sedasi. Aga ta ilmselgelt tema ja näiteks juhuluuletajad ka sellel samal ajal, nad üldse ei mõelnud selle peale, et kuidas kas eestlane saab sellest aru ja mismoodi ta peaks sellest aru saama. Ja sellele hakati siis rõhku panema alles 17. sajandi viimasel veerandil, et peaks nagu sellest lähtuma, et kas eestlane aru ka saab. Aitäh, Kristiina, teile nüüd ära väikse aplausi tee.